Tere peaaegu õhtust ja päev on olnud teaberikas. Nii et ma nüüd vahetan stiili, lähme natuke kerglasema stiili peale üle. Kõik pildid kindlasti on kellegi joonistatud, kellelgi on autoriõigus tagataskus, aga see on väga lihtne panna netti ja saada teada, kes nad tegi. Aga me lähme kohe asja juurde. See on minu esimene arvuti, õigemini selle taoline. See on Ural 1, minu oma oli Ural 4. Ja selle Ural 4 küljes oli lai trükkal, siis ei olnud printerid, see olid trükkalid. Ja selle sai printida igasugu pilte. Sai Lenini ja Stalini piltida. Ja ma arvan, et aastanumber oli umbes 93, kui Aski Art, kunstiliik on selle abil, prinditi Mona Lisasid. Tegelikult printiti ka palju vähema riietusega naisterahvaid. Aga Lenin neid ka. Ja ma arvan, et see oligi minu elu esimene selline tähelepanek, et mingeid eeskirju rikutakse kusagil, sest ma olen täitsa kindel, et alasti ja naisterahvaid selle Ural 4-ga ikkagi printida ei tohtinud. Nüüd 2 dekaadist on väga raske rääkida, sest mitte midagi ei toimunud ja mingisugust küberit ka veel ei olnud. Aga mingid näited ikka. Riia sadamas Vene sõjalaev Storozhevoi, 123 meetrit pikk, selle politrukk või zampoliit, või kuidas ma nüüd pean ütlema, otsustas, et tema alustab ülestõusu Nõukogude riigi suhtes. Ja siis ta ässitas pool meeskonda üles ja sellest tuli igavene jama, seal tulistati see laev auklikuks ja üks kaubalaev ka veel ja loomulikult eestlased ei teadnud sellest kõigest midagi, aga lihtsalt et ei arvaks, et sellel dekaadil mitte midagi ei juhtunud. 76. aastal oli ohvitseride maja vastas merepuiastel tulekahju ja mis seal siis põles? Nimelt see aparaaditehas tegi selliseid Rio-nimelisi riistu, mitte küll päris see mudel, see on siis lennukitele jää tuvastamiseks. Ainuke mure on see, et ta on radioaktiivne. Ja siis neil oli seal mingi hull kojameheks, pärast ta sai Seevaldist vabastuse, aga ühesõnaga ta pani põlema selle tsehhi. Ja siis tsehhi juhataja sünnipäevapidu lõppes niimoodi, et neid poolpõlevaid riosid, neid visati siis aknast välja sinna laevastiku ohvitseride maja poole. Ja viimased radiatsiooni jäljed läksid siis asfaldi alla enne 80. aasta olümpiat. Siin on see olümpiamedal ka kenasti näha. Alfa ässitati kohale Pirita jääst, otsiti pommi, sellest alles 25 aastat hiljem tohtis rääkida, aga see selleks. Ja esimene tõeline jant Vene riigis oli siis 83. kui Avtovazis jäi automatiseeritud konveier toppama. Mis see põhjus oli? See oli esimene tõeline küberlugu. Nimelt Moskva ühe eliitülikooli lõpetas programmeerija Murat pärit Kasahstanist. Ja ta tundis, et tema proge ja võimeid ei hinnata. Ja siis ta pani sinna niisuguse väikse lutika sisse, mis keeras konveieri tuksi, eks ole, päevas mitu miljonit kahjumid, siguliid ei tule konveierilt. Ükskord ta unustas ära, et see lutikas on. Seni kutsuti teda appi, ta sai preemiat, kõik oli ilus, aga siis ta sõitis lõunasse puhkusele, unustas ära. Siis tuli muidugi välja see kõik ja siis vähe sellest tuli välja ka see, et enne Murati olid mõnedki osakonna juhatajad sama printsiipi kasutanud selleks, et preemiat saada, keerasid süsteemi tuksi. Aga siis sai Nõukogude aeg otsa. Ja ma arvan, esimene Eesti Vabariigiga seostuv küberturbelugu oli see, kuidas kodanike komiteest arvutid minema viidi. Oli selline lugu. Ja teada, kes seda tegi, aga mis nüüd edasi sai 90. alguses, me kõik olime nii seotud oma uue elu korraldamisega. Alguses justkui nagu juhtunudki midagi, aga siis 96. hakkas pihta. Esimene tööstusspionaaži juhtum. Üks üliõpilane, kes oli praktikal, vahetas praktika kohta, läks teise tööandja juurde ja siis saatis oma failid ka sinna järele. Siis tuli see kuulus Igor Svets, Mr. No Name, kes ütles vene keeles, et mina jalutan seal, kus mina tahan. Ja siis ta murdis igale poole sisse ja jalutas ja mingeid seadusi ka ei olnud, aga tast oli vähemalt nii palju kasu, et siis Riigikohus otsustas hakata seadusi tegema. Sellepärast on see paragrahvi märk peal.
Ja 26. septembril näitas Eesti Televisioon Aktuaalses Kaameras, palju Tiit Vähil laenusid on võetud. See oli siis Imre Perli andmebaasi skandaal. Selle ühe CD peale mahtusid kõigi Eesti elanike andmed. Nii rõvedat lekke, andmelekke skandaali pole vist üheski riigis olnud. See oli üks väga oluline asi. 97 varastati kaardikeskusest natuke numbreid, mis siis tuli kompuviirus, Y2K, midagi nagu õieti ei juhtunudki. Nüüd see esimene osa on siin alguses. 2004 pandi Kaitseministeeriumi portfell pihta, siiamaani ei tea, kas oli suunatud või juhtus äkki kogemata. Ja 2006 leiti Tammsaare pargist USB-pulk 300 000 kutsealuse nimega, tore ta on. Aga pärast seda läks need tõeliselt põnevaks. Seal on siis meie monument, tema all on üks sinine koletis, mis tähistab mitte niivõrd viirust, vaid APT-d, et sõbraliku naaberriigi veel sõbraliku meriteenistus saatis meile siia ühe infokorjaja, mis elas mööda ministeeriumi ja sadu masinaid oli nakatunud, aga kahjuks kogu see lugu ei ole ikka veel templi alt väljas. No ja siis 2009. tuli Artur Boiko ja kirjutas All-Apple'i viiruse, sellepärast, et Microlink müüs talle paha arvuti ja siis ta hakkas pommitama Microlinki saiti, see asus kogemata Delfiga sama aadressi peale, siis juhtus õnnetus ja siis ta purjus peaga tegi avarii ja kindlustusfirma ei maksnud talle välja ja siis ta hakkas IF-i pommitama ja siis midagi juhtus veel. Siis ta sattus nagu esimest korda huviorbiiti. Samal ajal näete seal üleval jooksevad need DDoSid ja viirused ja lunavarad ja järjest suuremaks lähevad. Minu arust ei ole see kunagi õieti katkenud. On igasuguseid huvitaid perioode olnud, aga see selleks. Aga siin nüüd selles varajases osas näeme veel ka seda sinist ringi üleval. Selle Imre Perli skandaali tulemusena suurel määral pandi paika XD reeglid ja see kombinatsioon ID-kaart plus XD toidab meid siiamaani. Olgu, 2010. paiku olid meil igasugused noored anonüümused, kes kooli õhku lasid ja 2011 oli esimene ID-kaardi skandaal. Tollel on ka PR-märk kohal, kuigi see PR tõlgendus seda sündmus pigem, ütleme kellelegi kasulikumas võtmes, väga sellest ei räägitud. Siis sadas Boiko sisse veel ühe korra. Mis ta siis tegi? Proovis läbi neid isikukoodi, et kellel on MID, kuhu saaks sisse murda. Ja seal on mingi saatan seal kohal, eks ole. Ma valimisest absoluutselt ei räägi, ma lihtsalt annan teile selle instruktsiooni. Niipea kui keegi hakkab irisema sõna ühetaoline kallal, nii saatke ta tollesse kohta, sest ühesõnaga siin seda ei ole. Ja siis võeti GDPR vastu 2014, see oli uue epohhi algus. 2015 võeti vastu uus versioon riigisaladuse seadusest, selline, mis juba läänega haakus. Ja see märgib ka ühe etapi lõppu, sellepärast, et sealt edasi me tegutseme juba nii nagu läänes, kaasteelistega koos, ma ei tea, kas alati saab sõbrad öelda, aga 2017 lõi meid ROKA-skandaal, sellest te kõigest olete kuulnud, PR talitas väga hästi, rahval võeti hirmud maha ja see oli veel vahetult enne valimisi ka, see oli igavesti tore lugu, kuidas see lõpuks nagu välja tuldi. No ja siis 2022, eks ole, kõigepealt Boiko murdi selle kusagile sisse, polegi aru saanud Riasse või PPA-sse hoopis, pani sealt midagi pihta ja PR siis kajastas ka seda, nagu ta kajastas. No ega ei olegi enam midagi suuremat juhtunud, näete, seal mõned ankrud on joonistatud, et nende aastaarvudega läheb raskeks. Ja siis lõpuks Davosis jaanuari alguses öeldi, et see kõige hullem asi on misinformation ja disinformation. Ja valeinformatsioon pole neist kummagi tõlge, aga see selleks. Ja nüüd ma üritan seda aegrida natukene analüüsida. Loomulikult top 3 on Imre Perli, koos sellega, mis temast tulenes, arusaamine, kui oluline see kõik on, kui varakult see ühes riigis juhtus. Mujal ei ole olnud nii hullu skandaali. Loomulikult 2007 pronkssõdur ja sellega kaasnev, kus Eesti sisuliselt sattus maailmakaardile ja loomulikult ROKA-skandaal, kus Eesti oli maailmakaardil väga edukalt edasi. Ma arvan, et need 3 on kõige suurema mõjuga lood, mis meie lähiajaloos on juhtunud.
No kangelasi vaadates, no ma ei tea, palju siin neid kangelasi on, eks ole, mõned anonüümsed ka veel, eks ole, ma ütleks, need on mingid lihtsalt juhuslikult lava peale sattunud isikud, et äkki ei ole väga mõtet neil keskenduda. Kui nüüd mingeid perioode välja joonistada, siis number 1, see sinine periood, see isetegemine, no see ikkagi lõppes ära, raske öelda, kas GDPR-iga või siis selle uue riigisaladuse seadusega sealt maale, turvapugid olid juba salajased ja oli aset leidnud julgeolekustumine ja militariseerumine, nii nagu igas teises riigis varem või hiljem. See teine joon märgib meie ID-kaardi iseolemist ja rokkapugiga muidugi lõppes ta otsa, me keerasime ka nägu rohkem lääne poole. Ja kolmas joon minu arust märgib allakäiku, ma kohe räägin teile, mis kontekstis, aga alates GDPR-i ilmumisest. GDPR-iga on nimelt see lugu, et ta ei erista sõnu risk ja oht. Tahab need 2 tükki segamini. No ja kui sul põhimõisted ujuvad, no millest sa veel siis saad rääkida. Nüüd üks vaade on veel universaalteenused. Vaadake, kui DDoSid ja arvutiviirused on igas riigis, siis miks nad ei peaks Eestis olema? Noh, eks nad ongi. Portfelle varastatakse ka igas riigis, anonüümus samuti. Et siin tegelikult ei ole midagi unikaalset Eestile. Kui ankrutest rääkida, ma ei tea, kui hästi siin ekraani peal need 2004. ja mis aasta ankrud näha on. Ja vaadake, 2 suuremat lainet on olnud, aga ankur ei ole sugugi Eestile ainult eriomane. Neid kaableid on mujal lõhutud ja lõhutakse alati ja neid üks eelmine ettekanne ka käsitles. Nii et see oli siis minu arust kogu pilt, nii kuidas mina seda tajun. Ja nüüd ma tooks sisse ühe hoopis huvitava teema. 2007 pronksiöö ajal üks kõige suuremaid ehmatusi oli see, et oi, aga mis need venelased teevad, kes meie Eesti e-riigis töötavad? Teate, nad ei teinud midagi, mitte keegi, mitte üks ainuke administraator ei reetnud, mitte üks ei vaadanud vasakule. See oli selge märk, et ega me ei saa hästi aru teistest rahvustest, nemad täitsid oma kohust võib-olla paremini kui eestlane veel täitiski. Ja leidsin sellise kaardi, kus selgitatakse, et põhiosa kultuure on kas häbi või süüpõhised ja näete, see Huntingtoni joon jookseb kohe meie selja tagant. Hirmupõhised on Teravmägedel ja Guatemalas. Ja siis on üks veel peenem kaart, mis ütleb, et Eestis on see süüpõhisus ikka eriti sügav, eks ole, guilt high. No mida nüüd järeldada, eks ole? PR-i on kasutatud selleks ja tolleks. Eelmine nädal hakati taguma neid rahvavaenlasi, kes on tuugenite ja igasuguse muu tehnoloogia vastu, Nursipalu ja tuumajaamad ja kõik muu. Et tea, kui õige see on, et võib-olla me oma inimesed ehmatame väga ära sellega. Kindlasti on tekkinud IT ja juura abielu ja mitte ainult sellepärast, et ministeeriumil selline nimi on, vaid vaadake, lugu on selles, et IT-alal käsulauad kirjutatakse tänapäeval juristide poolt ette. Ja nüüd juhtub see õnnetus, et nendes mõlemas kultuuris on erinevad reeglid ja siis juhtub nii, et jah, see ei ole tehnikutele piisavalt täpne. Kust me jõuame nüüd teemani, millega ma lõpetan, on see, et keelekorraldusega tehnikaaladel on Eestis pahasti. See juurakeel, mis meile sealt Brüsselist tuleb ja ajab riskid ja ohud segamini, see võib-olla ei ole nagu jätkusuutlik. Võime teha viktoriini, näiteks e-rahadega seoses on selline termin nagu token inglise keeles. No milline vaste nüüd peaks eesti keeles olema, kas 2 K-ga token, 2 O-ga token, täpselt nii nagu inglise keeles, siis saab igaüks, kes inglise keelt oskab aru, millega tegemist on, see on mida Rahandusministeeriumi seisukoht. Või token, nii nagu hääldatakse, või on hoopis tähik või sõne. Nojah, ja see riski oht on seal GDPR-is juba 11 aastat segamini ja eirates seda kaarti mitte kellelgi ei ole häbi. Kõik lihtsalt vaatavad, kuidas, keelest. Kui te kirjutate tekstis, et sinised jänesed ja lambad, siis saab küsida, aga mis värvi lambad on. Ja probleem on selles, et ta kas langeb sinise skoobi alla või ei lange ja vastavalt tuleks teistpidi kirjutada, et lambad ja sinised jänesed. Palju hullem on lugu standardites, kus tuleb tõlkida you must not. No ja siis sa tõlgid selle eesti keelt ja sa ei pea.
Noh, võid, kui väga tahad, aga ei pea, noh, saad aru, eks ole. Et selliseid tõlkeid on nähtud piisavalt. Rääkimata siis sellest, et kui miski asi eesti keeles on väga suur, siis tema eitus ei ole kuigi suur, mitte väga suur. Jackpot on ennustatav, no aga kuidas siis saab random generaator õige olla, kui seda ennustada saab. Kaamera huvi on alati õigustatud, lähed 2 päevaks linna peale, muudkui õigustad iga ühele. No ja siis on sul õigustatud huvi, eks ole. Siis on meil avalik teave, mis sisaldab salajast ja ma ei tea, kas ma peaksin jätkama, aga sellise keele täpsuse juures igatahes mina soovitan tuumajaam püstitamata jätta. Aitäh sulle, Anto. Esimene küsimus sulle siis kohe. Kuidas seda keelekorraldust siis ikkagi paremini teha? Eesti Keele Instituudile, kus on meie parimad spetsialistid, anda rohkem raha ja rakenduspunkt, sest trükipressi leiutamisega ilmus neile rakenduspunkt ja interneti Eestisse toomisega kadus neil rakenduspunkt ära. Nad võivad küll omas urus kobiseda, et üks asi on õigesti või valesti, aga neil ei ole seda vektorit, seda hooba, mille kaudu seda ellu viia. Microsofti eesti keel ja kõikide nende vildakate äppide eesti keeled ja nad ei suuda seda reguleerida. Andke neile need rakenduspunktid kas või seadusega. Selge. Jätkame siis soovituste lainel. Erasektorist vaadatuna, siis mida sina teeksid teistmoodi avalikus sektoris? Nüüd väga lai küsimus. Aga see on midagi väga valesti. Mul õnnestus seal 9 aastat ära töötada ja ma küll ei mäleta, et mind seal väga ahistatud oleks või. Erasektoris? Minu arust avalikus sektoris. Ma olin 9 aastat Rias, minu arust olid asjad ikka päris enam-vähem ja arenesid, et ma küll ei näe põhjust sinna nuiaga minna midagi laiali lüüa, laske samas vaimus edasi ja lihtsalt natuke rohkem mõtlemist. Ajad lähevad keerulisemaks. Väga tore. Võtame ühe küsimuse siis veel. Mis on teie hinnangul siis top 3 intsidendist kõige olulisem ja miks? Mina ikka rõhutan seda Imre Perli andmebaasi. Esiteks, kuna kõigil teistel, eriti ametiisikutel on sellega seoses häbi, kuidas sa teed uurimistööd ja räägid, kuidas oli juba vabariigi varajase staadiumis absoluutselt kõigi elanike andmed lekkisid ja nii edasi. Ma arvan, et selle tagajärjed on kõige suuremad, isegi suuremad kui Roccal. Aga sa tõid välja hästi palju sündmusi ka, mis on kogu Eesti seda küberruumi ja meie julgeolekut. Need ei ole kõik. See on lihtsalt valik, mida jõuab 15 minuti jooksul ette vuristada. Nii, nendest valikutest siis, mis on sinu arvates olnud kõige murdelisem punkt Eesti küberruumis? No minu enda jaoks, kus ma tundsin, et võhraisad, ma teile näitan, oli infobaas 1999, kui ma leidsin oma sisuliselt 5-aastase poja isikuandmed leidsin internetist. Siis ma käärisin küll käissed üles ja ütlesin, et saageraisad ja läksin seda asja õiendama. 99? No ta nimi oli 99, tegelikult tuli 2000 ja natuke hiljem, nii et poeg on 95. sündinud. Et see oli minu jaoks küll niisugune, et kuulge, lõpetage ära see pull. Selge, aga igal juhul suur aplaus sulle ja tänud.